eelmises osas. Vaadake, vahele jääb. Huvitav. Ilmastikolud on väga head. Ja siis mina, aga no mind te juba teate. Tere hommikust! Ma ei saa riietuda niimoodi. Lähme saame hommikust. Tšau, ma olen Toomas ja nendele, kes mind veel ei tunne, siis viimased 2 aastat oleme oma TikToki ja Instagrami kanalitele sisu loonud peamiselt jooksmise kohta ja 6 aega tagasi otsustasin luua oma YouTube'i kanali, kus siis natuke pikemas formaadis enda elu jagada. Ja sa oledki jõudnud minu 3. YouTube'i videole, milleks on siis Austria suusareisi teine osa. Ja kui sa pole veel esimest osa näinud, siis kindlasti soovitan seda vaadata. Aga tänases videos näitan siis teile viimast 2 suusapäeva, siis autoreisi Austriast Tallinnasse, mis ütleme nii, et ei läinud päris plaanipäraselt. Okei, nüüd ma päriselt lõpetan jäppamise. Igatahes naudi videot. Nii on kätte jõudnud kolmapäev, 3. mäepäev. Ja kui me esimesed 2 päeva käisime Selam sees, siis nüüd me lähme 5 minuti kaugusele Kaprunni. Ehk siis ma arvan, et tuleb päris huvitav päev. Räägi outfit of the day. Uus pusa. Angel märk. Ja ugid või? Ma panin täna natuke paksemalt, ma panin 1 pusa alla veel, sest et me lähme teise sinna. Kaprunni. Igal juhul ja seal on kõrgemal ja ma ei tea, mis ilmastikolud seal on, kuigi päike on. Nii et eks ole näha. Mis 19 või 38? Kõrvemaal ei ole lund isegi ju, aga sporti peab tegema. Ehk siis 9. märtsil. Sinu see jalakõks aitas, või? Ei, mina tegin nii. Ma tegin nii, ma käisin silitasin teiselt poolt. Mis sa arvad, palju me täna oodanud oleme järjekorras? Kokku? Tunnike? Rohkem. Minul on päriselt küsimus. Kas nad teavad, et on mäed, mis ei pea ootama? Nii, peaaegu 3000 peal. Ütle 3000. 3000. Just to grind at the beans, just to work at that cafe. Now I grind at the beats and niggas cap with that froth. I went and found myself while you were out getting lost. Nothing really changed, set the money in my pocket. Speaking of my name, young boy, better watch it. I ain't never stopped unless I'm rotting in the coffin. I did it all from home, now these niggas pay me homage. I used to, mix. Teine päev on purgis, või? Ei, 3. 3. jah? 3. päev purgis siin. Kuidas nägu on? Ma ei tea. Oh my god. Mul on isegi hullem, ma ütleks. On või? Ei näita, ma arvan. Nii, kell on 16:38. Täna oli siis terve mäepäev. Aga kuna nii ilus päike on, siis ma lihtsalt pidin tulema jooksma. Ilmselt teen kas või ainult 20 minutit. Ma arvan, et kõik jooksjad teavad seda tunnet, kus on maikuus see esimene jooks lühikese särgi ja lühikese püksiga. Lihtsalt nii mõnus, selline 15 kraadi ja päike, aga no selline nauding. Nii, ja nüüd otse saunast ja väike karastus peale sauna. Kulub igati ära. No soe ei ole, ütleme nii. Ütleme nii! Ääsemaid. See on elu. See on elu. Suusatamine, saun, külmvesi ja tašism. Homme veel suusatame. Ja siis reedel hakkame siit liikuma tagasi
ja laupäeva öösel vastu pühapäeva peaksime siis jõudma. Aga ei, väga mõnus. Väga mõnus. Nii, ossa, seda kreemi küll natuke liiga palju läinud. Aga 3. mäepäev on saanud läbi. On aeg magama minna, et valmistuda 4. ehk viimaseks mäepäevaks. Nii et puhkame ennast korralikult välja ja siis vaatame juba, mida toob viimane mäepäev. Jaa. Täpselt ei tulnud välja. Nii põnev. Istu saad. Viis Red Bulli on meil alles. Üks tuleb, äkki peaks 2 võtma. Nii, iga suusareis tuleb see hetk, kus on käes viimase mäepäeva hommik. Ja tuleb minna mäele, täiega nautida, aga ma olen ennast valmis pannud ja nii kaua, kui teised ennast valmis panevad, siis ma mõtlesin, et ma näitan teile, millise tehnikaga ma üldse seda videot filmin. Selle video filmimiseks on kasutatud põhimõtteliselt 3 kaamerat. See, mida te praegu näete, on kohe ma näitan Sony ZV-E1 kaamera. Ja selle kaamera rentis mulle välja Fotopoint, kus saab siis kasutada sellist rentimisteenust, et kui sa ei taha kaamerat osta, siis sa saad näiteks nädalaks ajaks endale kaamera rentida ja siis sellega tegutseda. Siis vahepeal ma kasutan praegu näiteks, kui mul on viitsimust, siis ma kasutan samamoodi Fotopointi neid DJI mini-mikreid, väga mugavad, sellised väiksed, käivad siit teiselt poolt. Oot, siin on magnet, käivad magnetiga, mõnus selline väike, väga hea heli kvaliteet. Sellega on tehtud sellised blogi stiilis klipid. Nii palju, kui ma viitsin, proovin sellega filmida, selline hea mõnus väike. Aga teiseks, iPhone 16 Pro Max kaamera, väga hea kaamera, mäe peal kaasas, saab kiireid klippe teha. Ja 3. on siis meil selline kaamera, millega on ka väga palju selle vlogi klippe ilmselt tehtud. Mäe peal eriti sõites Insta 360 X4 kaamera. Selline väike kaamera. Esiteks hea mõnus selline, mahub kätte ära, paned kuskile maha, filmib, pärast saad ise nurka valida. Ja mäe peal sõites siis selline pulk, see läheb siia alla. Ja siis saad sellega sõita või siis paned täiesti pikaks ja siis isegi paneme käima selle. Ja siis see stick on nii-öelda nähtamatu. See just see Sony ZV-E1 kaamera annab kindlasti väga palju sellist filmilikku või sellist nagu kvaliteeti siia vlogi juurde. Aga lähme mäe peale sõitma. It's the final countdown. You see? It's upside down. Kala. You don't have to admit you wanna play. It's me. Let me rock you to the break of day. No nii. Saime teha pulli või? Näita korra nägu.
No siin ei ole nii hull, aga tegelikult sul on mega prillirand. Cooking, mis täna tuleb? Täna tuleb selline huvitav asi, mida me ei ole mitte kunagi teinud. On chicken, pesto, pasta. That's easy, easy life. Mulle meeldib jälle, et ma Haveli juurde. Samamoodi, et õhtul toimus midagi. Siin ükskord tehtused minu vastu õhtul. Mäletate? Arvad, et praegu on tõesti? Ei, täna ei ole seal, ei hüpet ja pole 6 kraadi. See 6 kraadi. Ja siis sa küsid, et kuidas mina sind nii halvasti üle vaata, kuidas sa enne asvid. Ole, selliseid videosid tegid või? Jah, tegin. Iga õhtune pildi vaatamine. Aga mu nägu põle. Siis Euroopa meistrivõistluste esimene ring. 1500. Väsinud. 4 mäepäeva on saanud läbi. Nüüd teeme korraliku une. Siis praegu on kell 21.04. Homme on äratus kell 6. Et teha ümber järve veel üks jooks. Ja siis hakkame liikuma juba Tallinna poole. Üks ööbime Varssavis ja siis juba Tallinna tagasi. Ehk siis tuleb väga lahe selline väike autotrip. Vot, aga teiega näeme juba hommiku jooksul. Mis tuleb väga huvitav, sellepärast et päike tõuseb alles 6.40. Ehk siis esimene pool jooksust on täielikult kott pime ja -4 kraadi. Nii et jah, aga see on väärt seda. Nii on kätte jõudnud meie reisi või noh, Austrias olemise viimane päev, reedene päev. Ja kell on hetkel, ma ütlen, 6.45. Teised ärkavad 15 minuti pärast, aga mina ütlen ausalt, pidin seda võimalust ära kasutama. Ärkame kell 6 ja tulema ka teisele ringile ümber järve, sest no lihtsalt vaadake seda. Ebareaalne, nagu see jooks on lihtsalt puhas nauding praegu. Ma võikski siia jooksma jääda. Kahjuks tuleb ära minna. Aga no tõesti, no nii ilus. Päriselt. Vot. Külm on ikka. Ilus, aga külm. Kokku siis 11,78 kilomeetrit. Ja nüüd võib road trip alata. See pakitud. Nüüd hakkame vist minema. ei lähe maal. No siis ei lähe. Nii, oleme alustanud sõitu. 2 tundi on sõidetud. Väike pissipaus ja siis paneme edasi. Ja täna sõidamegi vist Varssavisse välja. Ehk siis mingi 8 tundi veel sõitu. Aga ilm on mõnus. Ilm on väga mõnus. Nii et paneme edasi. Firma vaata. Korras võid ikka vaadata. Nike Clearance Store. Väga huvitav, mida nad puhastavad. No väga lahe. Nii, leidsin 2 asja. Selline kilekas. Siis see on 56 euri või? Natuke palju. Aga muidu lahe, aga muidu sellised püksid. Nagu jooksupüksid, aga samas ülimugavad ka. Selline Nike Track Club ja 8 euri. Kurat, ma arvan, et ma pean need ära kopima. Vaatame, kas kopin ära. Nii, võtsingi püksid ära. 8 euri. Väga häid hind tegelikult. Ja tunduvad nagu mega mugavad,
saab joosta, saab niisama suvel chillida. Keda nad siis ootavad? Meil on tööpäev. Kuidas ei tule? Nii on juhtunud selline täbar olukord, et meie auto on läinud katki. Ehk siis ma ei ausalt ei tea, mis saab, aga loodame, et kuskile me õhtuks maha saame oma pea panna. Nii et ma ei tea, ma proovin nii palju filmida kui saab, aga pigem on prioriteet see, et kuidagi sellele olukorrale lahendust leida. Igatahes, kuna see on nii naljakas ja absurdne lugu, siis ma lihtsalt räägin siia videole peale. Mis siis juhtus oli see, et me oli umbes 7 tundi sõitnud ja olime Tšehhi kiirtee peal ja meie auto käigukast lihtsalt lakkas töötamast. Siis pika otsimise peale leidsime mingisuguse autoremonti töökoja, kes meid siis viis 30 minuti kaugusele Ostravasse. Alguses kokku lepitud 170 euro eest. Ostravas koha peal kevitsid nad selle hinnale umbes 100 eurot veel juurde ja see koht ka, nagu selle video pealt näha, oli väga sus. Siis me pidime oma auto sinna jätma, aga õnneks enamus asju me saime ikkagi autost kaasa võtta. Siis edasi me sõitsime 2 Uberiga Ostravast Katowicesse umbes tund aega. Samal ajal orgunnides siis Katowice lennujaamast Varssavisse rendiautot. Konks oli see, et me tahtsime alustada lennujaamast ja jätta auto pärast Varssavisse. Umbes 200 kilomeetrini vahe. Ja ööseks pidime Varssavisse jõudma sellepärast, et me olime hommikul sinna juba ööbimise kinni pannud ja seda canceldada polnud enam võimalik. Rendiauto me ka saime ja tanklas väike õhtusöök tegi asja ära. Siis ainuke buss, mis järgmisel päeval läks Varssavist Tallinnasse, oli kell 6:15 hommikul ja Varssavi hotelli jõudsime umbes südaöösel. Ehk siis reaalselt magada saime umbes 4 tundi, sest samal hommikul pidime ka auto ju ära andma. Ja niimoodi ootasimegi siis hommikul kell 5 Varssavis bussi. Ja ütleme nii, et ilm ei olnud just kõige soojem. Ja kõik ohvrid, mis meil enne autos olid meil nüüd lihtsalt käe kõrval kaasas. Lõpuks saime siis bussi, aga bussisõit Poolast Varssavist Tallinnasse kestab 16 tundi. Kujuta ette, 16 tundi ühes kohas bussis. Tegelikult buss tegi päris okeilt peatus isegi. Nii, me oleme jõudnud Leetu selle bussiga. Flixbuss. Sellega oleme jõudnud Leetu. Sõidetud on 5 tundi, ehk siis umbes 10 tundi sõitu veel. Ehk siis jah, eks ta väsitav on, aga tegelikult ei ole nagu paha. Ei ole nagu lugu, ei ole paha, ütleme nii. Siit kohaks on Tallinn, nii et paneme ka edasi. Ei midagi muud kui bussi tagasi. Sa tahtad mul selle peale või? Soe kohv ju. Jaa, ma tean, see läkski valesti. Võtsin isegi kõrre endale. Õnneks saime bussis kõige tagumised istmed ja kedagi nendele vabadele istmetele ka ei tulnud. Ehk siis saime enda väikse sellise köögi sinna püsti panna. Mis linnas me oleme? Paneveesis. Leedu. Tegelikult olidki iga paari tunni tagant sellised väiksed pausid või tegelikult need on bussipeatused, aga meie jaoks olid need pausid. Ja suures pildis tegelikult see bussisõit ei olnudki nii hull, kui alguses tundus. Käimas olid ka Sise-Euroopa meistrivõistlused kergejõustikus, ehk siis vaatasime, kuidas omad poisid võistlevad ja lõpuks Tallinnasse jõudsime umbes 11 öösel. Nii et jah, selline huvitav seiklus meile sinna reisi lõppu ja kokkuvõttes oli tegelikult reis väga-väga tore. Ja ma tõesti loodan, et sulle need 2 videot meeldisid. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti pane selle like. Kui sa ei ole mu eelmist 2 videot näinud, siis mine vaata üle. Mu nagu ka tulevikus näha, pane subscribe. Õhtu lõpetasime Maci tellimusega, aga loodan, et sulle video meeldis ja davai. Ciao!